Mul on väga suur rõõm tutvustada meie järgmist esinejat, kelleks on professor Rainer Kattel. Rainer on Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurks Innovatsiooni ja Valitsemise Instituudi kaasatud professor ja Londoni ülikooli College'i innovatsiooni ja avaliku valitsemise professor ning innovatsiooni ja avaliku hüve instituudi asedirektor. Et Rainer, ma tõlkisin selle ise. Ma loodan, et see kõik on nagu peab paika. Ja, aitäh. Ja Rainer räägib innovatsiooniuuringute 2 kultuuri. Aitäh. Ja, suurepärane sissejuhatus ja ma väga vabandan, et ma veidi hilinesin, ma lihtsalt kõndisin Toompeale uhke sammuga, mõtlesin nii tore minna mäest üles hommikul vara, natuke seda trenni teha, aga olid mehed värvilistes kostüümides, tegid hoopis teisi asju kui teadust. Nii et, aga tore, et meil on Bolt, innovaatiline Eesti ettevõte, tõi mind väga ruttu kohale. Ja mina üritan siis rääkida, vabandust, ma panen klaas ära. Ma loodan, et ma olen kaamera jaoks õigel koha peal. Proua soovitas, et ma oleksin siin, on rohelisel taustal. Ja mina räägin siis innovatsiooniuuringute 2 kultuurist, et kes te kindlasti olete kunagi lugenud sellist toredat kõnet või raamatut nagu Two Cultures by C.P. Snow kirjutas 1959 sellise toreda raamatu, mille tema argument oli see, et lääne teadus areneb 2 suunas, et üks on humanitaar ja teine on siis tehniline ja teaduslik ja loodusteadused ja selle 2 kultuuri konflikt hoiab siis selle teaduse arengut tegelikult tagasi. Ja mina arvan, et innovatsiooniuuringutes toimub midagi sarnast, et meil on tegelikult 2 väga erinevat kultuuri, kuidas innovatsiooni uurida ja ühest küljest siis hoiab meie arusaama innovatsioonist tagasi, teisest küljest siis loomulikult minu enda tegevus seda sünteesib. Ja see on ka siis see, millest ma siis täna teile räägin. 2 kultuuri innovatsiooniuuringutes on see võib-olla kõige paremini teada siis Richard Nelsoni, kes siis hiljuti lahkus meie hulgast, aga kindlasti möödunud sajandi ühe olulisema innovatsiooniuuringute autori raamatust 1977 ta avaldas sellise toreda raamatu nagu The Moon and the Ghetto, mille point siis oli väga lihtne tegelikult, et me oleme teaduslikud võimelised, tehnoloogiliselt, inseneeria mõttes, me viime inimesed kuule, toome tagasi samas nendes samades linnades, ehk siis me räägime siis lääne ja eriti siis Ameerika linnadest on ikkagi olemas getod, on olemas vaesus, et me ei suuda vaesust lahendada. Meil on olemas selline nagu püsiv, väga terav probleem, mida me ei suuda lahendada, hoolimata sellest, et meil on sellised suurepärased tehnoloogilised saavutused. Ja ma arvan, et see on tänaseni tegelikult siis kogu meie ühiskonnateaduse jaoks, innovatsiooniuuringute jaoks, majandusteaduse jaoks tegelikult sama küsimus. Et me siiamaani, kui me vaatame, mis toimub selle tehisintelligentsi, mis toimub meditsiinivaldkonnas, me pidevalt loome uusi võib-olla isegi paar aastat tagasi enneolematuid võimalusi. Samas meil on ikkagi ebavõrdsed ühiskonnad, meil on vaesus, et me ei suuda seda lahendada. Ja ma arvan, et see tegelikult peegeldab ka selles, kuidas me üldse siis neid väga erinevaid süsteeme lahti mõtestame, millest me räägime. Et need, kes on siis innovatsiooniuuringutega rohkem kursis, teate seda suurepäraselt, siis seda S-kõvera kujulist kusagil ülikoolides ettevõtted alustavad, siis need on nišiettevõtted, siis nendest saavad võib-olla turul suuremad ettevõtted, turujõud nendel tuleb juurde, kui nad müüvad, nad lähevad välismaale, Bolt liigub kuhugi Eestist väljapoole ja nii edasi, nad saavad suurteks domineerivateks ettevõtteks. See on niisugune tüüpiline, kuidas tehnoloogiline areng läbi konkurentsi, mis siis omakorda paneb ettevõtjad omavahel rääkima, konkureerima, teadlased saavad sellest spin-offid tulevad siit välja. See on see tüüpiline tehnoloogilise, inseneerliku mõtlemise, kuidas süsteemid muutuvad. Siinpool me näeme hoopis teistsugust süsteemi, kus tegelikult siis see tehnoloogia võib olla väga oluline roll sellest. Küll aga nende süsteemide, miks süsteemi muutused ei toimu, on sageli kas selles, mida inimesed arvavad. Eelarvamused, kultuur, poliitika, võim, kõik see, mis ei toimu tegelikult sarnastel evolutsioonilistel, nagu Indrek mainis, mehhanismide kaudu. Need on ka omamoodi evolutsioonilised, aga hoopis teistsugused. Ja tegelikult, kui me täna vaatame, mis siis innovatsiooniuuringutes toimub, siis me mõnes mõttes kogu see tähelepanu keskendub meil siia poole. Kui me vaatame ka, mis siis kui me räägime ka siis sellistest rohkem poliitilistest olulistest teemadest nagu tervishoid, me vaatame innovatsiooni läbi sellise tehnoloogilise inseneeria, mitte nii väga sellise kultuuri, eelarvamuste, kogu selle konteksti, mida me samamoodi peaksime muutma. Kui me näiteks täna vaatame just tervishoid on suurepärane näide, kus need kokku põrkuvad omavahel, aga me näeme seda poolt avaliku teenuse poolt kuluna, seda poolt me näeme investeeringuna. Ja see ongi väga lihtne konflikt meie, kui me ka võtame päevalehed lahti, kuidas me näeme avalik teenus on millegi pärast kulu, mille jaoks me peame maksuraha koguma, aga siinpool meil on investeering, mis meile kõigile toob kunagi raha sisse.
küll aga tegelikult nii-öelda, kui me vaatame innovatsiooni uuringute ajalukku, siis see ajalugu on tegelikult alati olnud seotud selle teise poolega. Ehk siis, kus me vaatame, kus sõna inglise keelde innovatsioon tuleb, see tuleb tegelikult sellisel just nimelt revolutsioonide ärahoidmisest, et kuidas me nii-öelda Londonis, kui me räägime 1681 innovatsioonist, siis me mõtleme revolutsioone. Ehk siis sellest ka suurepärane tsitaat, et kõik nii-öelda innovatsioonid valitsemises on alati ohtlikud, mis on ilmselt ka tõsi, kui me vaatame Trumpi poole ja teiste inimeste poole, kui väga revolutsiooniline ja väga innovatiivne olla. Küll aga me täna näeme nii-öelda, kuidas see ajalooline arusaam, et innovatsioon on väga oluline poliitiline nähtus, mida me peame ühiskondlikult lahti mõtestama, sellega tegelema ja ka olema selles teenuse pooles innovatiivne, millised ühiskondlikke teenused me pakume ja edasi, on tegelikult sisuliselt kaduma läinud ja kogu siis meie arusaama domineerib see tehnoloogia, inseneeria poolne arusaam innovatsioonist. Ja siin on siis minu enda nii-öelda panus sellesse uuringutesse ongi mõnes mõttes siis nende kahe poole tegelikult kokkutoomine, näitamine, et need nii-öelda see, mida me mõtleme teenuse all, kui me mõtleme haridusest, kui me räägime tervishoiust, kui me räägime heaoluteenustest, et nendest toimub innovatsioon, on sama oluline või riigipoolne roll erinevates innovatsioonides, nagu ka Urmas siin mainis, et me räägime riiklikest riigi innovatsioonisüsteemidest, on äärmiselt oluline, et need on erinevad organisatsioonid nii avalikus kui erasektoris, nad tegelikult töötavad koos, nad töötavad samas ruumis, nad sageli üritavad pakkuda sarnaseid teenuseid ja me peame just sellest nii-öelda aru saama, et kuidas need siis tegelikult need üksteist nii-öelda need erinevad innovatsioonikultuurid üksteist toetavad või ei toeta, need võivad üksteist ka hoopis kaugustesse suunata ja ma arvan, et siin on suurepärasteks näiteks ongi tänapäeval, kuidas siis väga paljudes valdkondades tegelikult nii-öelda see teenuse tehnoloogia on niimoodi kokku põimunud, et me inimesena ei pruugi sellest aru saada. Tervishoid on näiteks suurepärane näide sellest, et me tegelikult üha kauem nii-öelda meie eluiga üha pikeneb, samas see, mida me selle pikema eluaega peale hakkame, selle peale me pole üldse innovaatiliselt mõelnud näiteks, et me vaatame tegelikult ka Eestis, meil on üha rohkem inimesi, kes tegelikult oma elu lõppu võib-olla viimased 10, 15, 20 aastat, kas nad veedavad nii-öelda pidem kodus või veedavad siis isegi vanadekodudes, kus tegelikult me nii-öelda manageerime nende lõppu nii-öelda tehnilises mõttes, küll aga me ei mõtle üldse, mis see kultuuriliselt võiks tähendada meile, et me elame kõik oluliselt kauemaid elusid. Mis see tegelikult peaks meile tähendama, millist nii-öelda teenust me peaksime mõtlema, kas see meie linnastruktuur täna üldse enam vastab sellele, kuidas me elame nii palju pikemalt, et meil on vaja tegelikult, et meil saaksid 80-aastased ja 8-aastased kokku, et kus need ruumid tegelikult on, et see on see nii-öelda selline innovatsioon, mida meil täna on väga vähe ja millele siis minu uurimustöö on väga palju tegelikult keskendunud, et kuidas see ühelt poolt see tehnoloogiline, teisest küljest siis see avaliku teenuse, kuidas see nii-öelda kokkusaamine ja kuidas me saame sellest siis nii-öelda innovatsiooni luua. Ja lihtsalt lühidalt lõppu tuues, et mis minu tänane väga palju uurimustöö keskendub siis just nimelt linnade uurimisele, et me oleme juba 2 aastat just alustasime uut suurt 3-aastast projekti, kus me siis vaatame neid linnades olevaid võimekusi, et kus me toome siis kokku nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed andmed ja kasutame siis, nagu ikka tänapäeval peab kasutama suuri keelemudeleid selleks, et teda kokku kõike tõmmata ja uurida. Ja siin on samamoodi, et me üritame siis aru saada, et mis teeb ühest linnast nii-öelda hea innovatiivse linna, et see ei pea olema ainult siis ülikoolide või patentidega ega avalike teenustega, vaid just nimelt nende kõigi kombinatsioonist me peame sellest kuidagi aru saama. Ja siin me siis peaksime 3 aasta pärast, meil peaks olema siis kusagil 3500 linna, ehk siis kõik üle maailma, iga linn, mis on üle 100 000 elanikkonna, peaks siis olema meie andmebaasis. Loodetavasti me saame siis seda ka erinevate suurandmete ja kõike muude toredate arvutuslike meetmetega uurida, et kuidas need võimekused siis arenevad ja mis need võimekusi siis tegelikult seal ka liigutab. Aga nii, minu lühidalt kõik. Ma näen, et ma olin väga kiire, aga ja suur tänu, et meil on aega väga palju küsimusteks, mistõttu ma kasutan ise võimalust ja küsin esimese küsimuse. Et me ei mõtlema selle üle, et miks me üldse innoveerime, et mis on innovatsiooni eesmärk, et kas see ei ole iseenesest juba väärtuspõhine küsimus, tulles tagasi sinu selle kõige esimese slaidi juurde, see raamat The Moon and the Cat, kus sa ütlesid, et me oleme tehnoloogiliselt jõudnud nii kaugele, aga ebavõrdsus ja vaesus pole ikka kadunud, nii et siit ongi küsimus, et tegelikult kas see on väärtusküsimus ja miks me innoveerime, et äkki sa tahaksid sellel teemal natukene arutleda?
Jaa, absoluutselt. Ma arvan, et loomulikult on see väärtusküsimus, et kas, et miks me üldse ja kuidas me innovatsiooni mõistame, lahti mõtestame, kuidas me seda kuidas me sellest räägime alates koolidest kuni ajakirjanduseni, meediauuringuteni. Ma arvan, see on kindlasti, et innovatsioon on iseenesest ka alati poliitiline, et kui me ikkagi toetame ainult väga tehnoloogilist, teaduspõhist innovatsiooni, siis me tõepoolest saamegi sellise ilmselt ka ühiskonna mõttes suhteliselt ebavõrdse ühiskonna, et kas see ebavõrdsus väljendub otseselt siis sissetulekute ebavõrdsuses, võib väljenduda ka võimaluste ebavõrdsuses ja nii edasi ja nii edasi. Et ma arvan, et see on kindlasti iseenesest väärtuslik küsimus või väärtuste küsimus. Selge, suur tänu, aga nüüd siis saalist küsimused. Akadeemik Varblane. Seda vastust, ma mõtlen seda, mida Anu küsis, et tegelikult on päris tähtis tähele panna, et innovatsiooni mõiste kui selline on seotud väärtusega. Kui mingi tegevus ei loo väärtust, siis ta ei ole innovatsioon. See on innovatsiooni definitsiooni üks osa. Innovatsioon on tegevus, mille tulemusel luuakse väärtust. Ja see tagasiside tegelikult, mis tuleb, on ju, selgub, et see ei olnudki innovatsioon tegelikult. Ja kõik see leiutiste innovatsiooni vahe, see on tegelikult just väärtustega kõige otsesemalt seotud ja selles mõttes oli see väga õige küsimus alustuseks sisse tuua. Aga ma küsin hoopis Raineri käest teist asja. Vaata, sa rääkisid siin algul, et teie see raamat ja see käsitlus, kõik, mis seal on, et kuidas see suhestub ikkagi, ütleme, selle Christopher Freemani ja kogu selle nende käsitlusega, sotsiaalmajanduslike paradigmadega, paradigma muutustega, et mis see on erinev sellest, mida teie teete? Jaa, et see raamat iseenesest vaatab tõepoolest ajalukku tagasi, viimased 200 aastat üritab siis seda avaliku erasektori koostööd lahti mõtestada ja kuidas ta võtab erinevaid vorme. Et loomulikult me väga palju ka ikkagi jälgime seda, mõnes mõttes seda loogikat, et seda tehnoloogiliste revolutsioonide, seda S-kõvera suurt loogikat, et me täna oleme ka ühe sellise suure revolutsiooni keskel, et me ei tea, kas see revolutsioon siis tehisintelligents seda nüüd pikendab või täiesti uuendab, aga kindlasti, mis meie jaoks on huvitav, oli pigem vaadata, kuidas see avaliku sektori pool sellele tehnoloogiale reageerib läbi oma struktuuri, et kuidas me tegelikult loome neid uusi organisatsioone, sest mõnes mõttes see probleem selles ongi, et mida rohkem meil tuleb uut innovatsiooni, uusi lahendusi, uusi teenuseid, sellele avalik sektor alati reageerib, mõnikord üritab sellest ette jõuda, sageli me tuleme selle taga, üritame kas reguleerida kemikaale või üritame aru saada, et miks mingisugused asjad ei toimi. Aga meie jaoks oli just huvitav, kuidas see organisatsiooniline pool seal välja näeb, et see on selle panuse just võimekustele keskendumine, sest iga organisatsioon tegelikult ongi hunnik võimekusi, et inimesed tulevad kokku, nad midagi suudavad teha või nad midagi ei suuda teha. Et selles mõttes, kui me tahame innovatsioonisüsteeme uurida, siis me tegelikult uurime organisatsioone ühel ja teisel pool. President Saarma. Ja, aitäh. Praegu on üldiselt üldlevinud arusaam on see, et enamik radikaalseid innovatsioone sünnib ülikoolides, väiksemad innovatsioonid, osad sünnivad ettevõtetes, osa ülikoolides, aga praegu on märgata niisugust väga tõsist tendentsi, et ka alusuuringud hakkavad siirduma firmadesse. Ja me märkasime nüüd, kui oli 3. kvartali tulemused, et Microsoft, Apple, nende kvartali kasum on suurem kui Eesti riigi aasta eelarve. Et nad võivad endal lubada väga suuri asju. Kas sa näed selles mingit ohtu? Jah, aitäh, väga hea küsimus. Kindlasti on selles loomulikult, ma arvan, eriti, mis puudutab siis selle tehisaru arendamises, kus täna tegelikult nende suurte firmadega suudavad siis ainult mõnes mõttes konkureerida 2 suurt riiki, Hiina ja USA ja eelkõige läbi siis oma kaitsetööstuse investeeringute ikkagi suudavad nad seda mõnel määral veel üldse ohjata. Aga nagu me näeme ka USA puhul, siis tegelikult kaitsetööstuses on väga palju ju juba sees kogu see sama, need suured firmad, et nii, et seal on ka see, ja siis ma arvan, see ei ole juhus, mida Trump tegelikult ka selles valdkonnas teeb, et ta ikkagi seda erasektori üksikute inimeste siis võimu väga palju toetab, et see omakorda siis peaks ilmselt ka sellise teatud maailmavaate võimul püsimist edasi ei toetama, sest nemad omakorda annavad siis raha poliitikale.
aga ma arvan, ega Eestis on ju see olukord selles mõttes, ta ei ole nagu nii drastiline, aga ma just tegin siin pool aastat tagasi sellise ümbriku peal väikse kiire arvutuse, kui me vaatame Eestis on siis, me oleme väga uhked oma nina üksiksarvikute üle, eks on ju, et need on meil 10 tükki, noh, kõik nad ei ole tegelikult enam Eestis, nad on aga Eestiga seotud, ütleme nii. Nende turuväärtus täna on Eesti SKT-ga samaväärne, et selles mõttes need on 10 firmat, kelle turuväärtus on, me räägime turuväärtusest, mis ei ole, see ei ole raha nende kontodel, et sina rääkisid kasumist, et see on midagi muud, aga ma arvan, et kindlasti, kui me räägime tehisarust, siis see on, selles osas on kindlasti ka juba Inglismaad ja Saksamaad väikeriigid. Ja ma korraks oleks veel selle kahe kultuuri mõiste juurde ja mõtleme, et mulle tundus, et sa kasutasid see natuke nagu kahes eri tähenduses ja parandamid, kui ma eksin. Ühelt poolt sa nagu alustasid sellest, et on selline mingis mõttes majanduslik tehniline vaade ja teiselt poolt selline kultuuriline vaade ja pehme vaade. Aga teiselt poolt sa rääkisid ka kahes kultuuris selles mõttes, et üks on nagu avaliku sektori innovatsioon ja teine on erasektori innovatsioon ja kuidas neid kokku tuua. Kas nad ongi siis nii-öelda kahe tähenduses metodoloogilised kultuurid ja siis nii-öelda ühiskondlikud kultuurid. Ja kas seal tekib küsimus, kas nad on samased, et kas seda nii-öelda avaliku sektori kultuuri saab uurida ainult nii-öelda kultuurilist vaatenurgast või saab pigem ristata, et saab üsnagi natuke avad seda mõistet. Just. Ei, ma arvan, et see on väga hea tähelepanek, et loomulikult siin sellise 10 minuti jaoks üritada olla püantiivne, et olla, aga ei, loomulikult on ühest küljest on tegelikult sellise metodoloogilise erisusega, nagu ma räägin, et kui me vaatame näiteks täna ikkagi, miks meil siis on vaesus endiselt alles, et me tegelikult seda üldse ei uuri selliste nii-öelda inseneri või teaduslike või teadusrevolutsiooniliste mõistete kaudu. Et kuna me saame ka aru, et loomulikult vaesust me enamasti kõrvaldame inimõiguste laiendamise kaudu läbi siis teenuste pakkumisse ja nii edasi. Aga siis, kui me hakkame rääkima riigist, miks riik ei võiks olla innovatiivne, siis me toome selle sama nii-öelda inseneeriast pärit turuloogikat ka sinna, et riik peaks olema nagu startup ettevõte, ta peaks samasugused loogikat kasutama, ta peaks oma laboreid, ta peaks testima, katsetama. Selles on oma loogika, selles on oma õigus, aga samamoodi me palju rohkem peaksime rääkima, et siin on tegemist ikkagi väärtuste ja inimõiguste alaste poliitiliste küsimuste lahendamisega. Et kui me tahame vaesust kaotada, siis me saame seda poliitiliselt teha oluliselt kiiremini kui läbi turuloogikat. Nii et ta on ühest küljest kahetasandiline, teisest küljest ka ikkagi põimunud. Ma küsiksin selle sama küsimuse, et millised on tegevusjuhised ülikoolidel õpetamaks olla innovaatiline ja lisan ühe poole veel, et teaduses tihti räägitakse ikkagi teadlane avastab midagi. Millised on sinu suuremad kontributsioonid ja avastused? See on, ma arvan, et sotsiaalteadus või üldse ühiskonnateadus on hea küsimus, aga ma arvan kindlasti mis selle raamatu loogika tegelikult on, et see avaliku sektor, see sama tuleb tagasi, kuidas siis avaliku sektori organisatsioonid reageerivad, kuidas nad muutuvad läbi aja. Et selle loogika tegelikult, ma arvan, me ei avastasimegi, et me oleme selle esimest korda ära kirjeldanud läbi ajaloo ja sellesse siis ka raamatusse kirjeldanud ja ma arvan, selle eest sai ka siis teatud hinnatud teiste teadlaste pooled. Kui seda võib avastuseks nimetada, aga ikkagi võib nimetada avastuseks. Mis puudutab sellesse innovatiivsusesse, siis ma arvan, et tänapäeval üha rohkem innovatiivsuse juures muutub mitmekesisus lihtsalt oluliseks. Ma arvan, et see, et kas me räägime kooliruumist, kas me räägime teadusruumist, see mitmekesisuse toetamine, ma arvan, muutub üha olulisemaks, sest nii nagu see küsimus Mardil oli tegelikult, kui suur ettevõte, et ühed inimesed suudavad väga palju suunata, siis meil on tegelikult ka ainuüksi selle tõttu oluline seda mitmekesisust hoida, et äkki me oleme kas või selle sama tehiintelligentsi osas, me paneme oma kogu need täringud paneme ühte nurka, eks see mitmekesisus ise, aga see puutub ka, kui me räägime klassiruumist, kui me räägime kooliruumist, milliseid teemasid me õpetame, kuidas me need õpetame, see puudutab metodoloogiat, kuidas me uurime vaesust. Et ma arvan, et see metodoloogiline mitmekesisus on alati hea. See viib innovatiivsuseni, ma arvan, samamoodi igas muus eluvaldkonnas ka, mitmekesisuse toetamine. Mina ütleksin lihtsalt. Ma tahtsin küsida, et me räägime innovatsiooni kahest kultuurist, üks on nagu sotsiaalteaduste pool, teine on tehniline. Kumma mõju võib olla ühiskonnale suurem on olnud või potentsiaalselt võiks olla? No see on hea küsimus, kui me vaatame näiteks täna, kui palju ja kuhu riik kulutab raha, siis tegelikult suure osa me kulutame sinna teisele poole. Me kulutame sotsiaalsele valdkonnale palju rohkem raha, kui me kulutame teadusele, tehnoloogiale.
iseenesest Urmase see nii-öelda osundus, et kus see väärtuse tootmine toimub, on ka hea küsimus, sest kui me vaatame seda teenuse poolt, loomulikult me toodame väga palju väärtust, aga minu küsimus on pigem see, et me täna sellises nii-öelda diskussioonis näeme seda teenuse poolt kui, nagu ma ütlesin, kuluna ja teist poolt nagu investeeringuna. Ma arvan, et kui me näeksime avaliku teenuse loomet, väärtuse loomet avaliku teenust kui investeeringuna, näiteks samamoodi, kui me räägime pikemaajalist eludest ja nii edasi, et see on ikkagi, me investeerime mitte ainult selles, et inimesed saaksid inimväärikalt elada, aga nad saaksid ka väärtust luua. Selles mõttes, et nad saaksid iseendale, nende peredele, kogukonnale väärtust luua. Ja ma arvan, puudutab teadust. Just, ja see puudutab teadust samamoodi. Aga seda ma räägin, et need on kaks kultuuri, millest me tegelikult peaksime ühest küljest teadlikud olema. Et nad on kaks kultuuri, nendes on erinevad oma loogikad, aga nende koostöö on ilmselt see, kus me saame kõige paremaid lahendusi. Et loomulikult meil on, kui me räägime tervishoiust, siis on ju loomulikult me kasutame geeniteste selleks, et teada saada, kas meil on mingeid riske, aga selle geenitesti riski hindamine on ka väga palju kultuuriline, millega siis edasi teha, oma käitumist muuta ja nii edasi, et see ei ole enam ainult teaduslik või tehnoloogiline. Suur tänu, meie aeg on kohe lõppemas, aga ma kasutan võimalust ja küsin ikkagi ühe küsimuse veel. Et kuidas sa näed enda võimalust panustada Eesti Teaduste Akadeemia tegevusse, olles üheaegselt professor nii Ühendkuningriigis kui Tallinna Tehnikaülikoolis? Hea küsimus, et see on, ma arvan, see on suurepärane põhjus olla rohkem seotud Eestiga ja mitte ainult siis pere tõttu käia, vaid ka käia rohkem kaasa mõtlemas ja panustamas, et ma arvan, see on suurepärane põhjus. Ja ma arvan, et mina tooksingi võib-olla selle samase nii-öelda valdkondi ülendava perspektiivi siia ja samamoodi ma arvan, et Teaduste Akadeemia, nagu me ka eelmine nädal tegelikult arutasime ühes komisjonis, ma arvan, Teaduste Akadeemial on olulisi võimalusi Eesti innovatsioonisüsteemis tähelepanu juhtida asjadele, mida täna võib-olla ei tehta nii hästi, kui need saaks teha, sest siin ei ole kellelgi midagi kaotada. Siin võib riske võtta. Ja suur tänu, et olles ise jätkuvalt Warwicki ülikooli professor, saan ma Raineri poolt öeldud ainult kinnitada, et tänu akadeemia liikmeks valimisel olen ma kindlasti olnud Eesti elus ja ka Eesti teaduses palju rohkem viimasel ajal hõivatud kui enne seda, nii et väga tore. Suur tänu! Aitäh kutsumast! Aitäh!